Eesti isikuloolist indeksit on võimalik kasutada ka ilma sisse logimata, kuid selleks, et vaadata viiteid, peab olema sisse loginud ning omama punkte. Kõige lihtsam on otsida ainult perekonnanime järgi. Kui see on piisavalt haruldane, siis ei anna see väga palju viiteid. Mitut moodi kirjutatava perekonnanime puhul on mõistlik kasutada tärne. Selleks saate juhendi siit abiaknast. Abiaknad on ka teiste lahtrite puhul, saate küsimärgi alt neid vaadata. Otsime perekonnanime Saarepuu ja saame sellega 32 viidet. Esikohal on viited, kus ei ole eesnime ja mis viitavad perekonnanimede eestistamisele. Saab vaadata Riigi Teataja lisasid, kus on nimede eestistamise otsused. Seejärel on eesnime järjekorras muud kirjed perekonnanimega Saarepuu. Kirjed saab sortida ka siin olevate noolekeste järgi ja iga tulba pealkirja klikkides saab ka abiinfot selles tulbas esinevate andmete kohta. Kui me soovime teada natukene rohkem enne kirja väljaostmist selle isiku kohta, siis isanime, sünniaja ja tegevusaja, sünnikoha või tegevuskoha olemasolul saame vaadata neid andmeid siit. Nii saame teada, et see siin on Leena Tõnise tütar Saarepuu. Ütleme, et see meid ei huvita, siis märkuste lahtris klikkides saame siia endale salvestada kommentaari ja kui me seda järgmine kord vaatame, lahter on pruuni hüüumärgiga. Otsime mõnda teist Leena Saarepuud, saime teada, et see tegutses 1930–40 ja ütleme, et see meid huvitab. Siis ostame kirja välja, klikkides vaata kirjet lahtris. Saame viite 1938. aasta maaüksuste nimekirjale. Siin klikates saame lisateavet andmebaasi kohta ja tellida ka andmebaasist väljavõtte. Viited võivad olla veebiandmebaasidele, mis viivad ka kohe andmetele konkreetse isiku kohta, näiteks Tallinna Aadressbüroo fondi aadresslehed on selline andmebaas, kuhu klikates avanebki Leena Tõnise tütar Saarepuu lehekülg. Paljud on ka viited raamatutes esinevatele nimeregistritele, näiteks siin on S. Saarepuu ühes spordiga seotud raamatu nimeregistris. Tegu on Atko M. Viiru raamatuga Eluhelgus ja ajavarjud. Võimalik on vaadata raamatu tutvustust, kus on leheküljed raamatu kohta. Raamatu leidumise kohta saame vaadata raamatukogu kataloogide kaudu, kas ta meie lähedal kusagil esineb. Samuti on Eesti isikuloolise indeksi kaudu võimalik tellida koopia vastavast leheküljest, kus meid huvitav nimi esineb. See jõuab tellijani paari tööpäeva jooksul. Andmebaas kuvab ka sarnaseid perekonnanimesid ja 10 eelmist ja 10 järgmist perekonnanime, mis tähestikus andmebaasis esinevad. Tasub ka need üle vaadata, kuna mõnda nime võib olla kogemata valesti kirjutatud. Kuidas aga teada seda, kas me viidet juba varem leidnud ei ole? Selleks on esilehel kirjas kogu andmebaasi allikate nimekiri. Selle lingi leiate siit esilehekülje alt ja kui meil on teada, et vastavas raamatus see kirje esineb selle inimese kohta ja meil on siin andmebaasi allikates see kirjas, siis ei ole mõtet seda kirjat vaadata ja võib sinna märkuse lahtrisse oma kommentaari salvestada. Nimesid tuleb pidevalt juurde ja minu andmete alt saate tellida ka uutest nimedest teavitamise. Siis tuleb teile elektronpostiga teade, et nüüd on andmebaasi liitunud näiteks selle perekonnanimega uusi kirjeid, saate teha uue päringu. Head isikuloolise indeksi kasutamist!